Kell on 12 südaööl ja mul telefon heliseb. Ma küsin oma naise, kes helistab nii hilja õhtul. Muidugi see on mu vana sõber Mart, kes on parasjagu mu ukse taha tulnud teiselt poolt linna. Ta tahab, et ma tuleks välja. Ju siis ta tahab mulle rääkida midagi, mida telefoni teel ei saa rääkida. Mu peas on 2 võimalust. Kas keegi on surnud või me hakkame kogudust rajama? Ma tutvusin Toomasega, see oli vist aasta 2008, kui ma liitusin suurima vabakogudusega Tallinnas. Me olime Toomasega selles koguduses pikalt noortejuhi ametis. Kuni ühel päeval me mõlemad saime selle tunnetuse, et me ei tohiks enam selles valdkonnas aktiivselt tegutseda. Ma mäletan siiamaani seda päeva, kui ma läksin ütlema oma pastorile, et ma tulen töölt ära. Ma panin tähele, et ükskõik, mis valdkonnas Toomas ei töötanud, et ta silmsäras alati just koguduse tööle meeldes. See oli midagi, mis oli talle ülalt antud. Ja nüüd, kui Jumal ise selle tahab ära võtta, siis mis tunde võib see tekitada? No, God! No, God, please, no! No! Sellele järgnes umbes 2 aastat, mil me ei teinud koguduses praktiliselt mitte midagi. Isegi mu abikaasa Helerin oli sellel ajal aktiivsem koguduses kui mina. Siiani olen aktiivsem ju. Tegelikult see aeg oli muret tekitav, sest ma olin harjunud, et Mart on aktiivne, tegeleb erinevate inimestega ja kõige muuga, aga siis see passiivsus hakkas muutuma mugavaks. Ühel päeval omavahel vesteldes me arutasimegi, et liiga mõnus, liiga mugav hakkab istuda lihtsalt kirikupingis. Kas see on see hetk, kus me peaksime võib-olla rajama midagi uut? Me läksime ja küsisime nõu oma vanem pastorilt, kes oli meie jaoks vaimulik mentor. Ja ta andis meile tarka nõu. Ta ütles, et palvetage selle pärast 3 kuud ja ärge samal ajal sellest kellelegi rääkige. Muidugi me rääkisime sellest kohe paljudele inimestele, aga me ka palvetasime ja tegelikult me olime väga põnevil, kuidas Jumal hakkab meid nüüd kohe-kohe võimsalt kõnetama. Me olime heas mõttes piisavalt jäärapäised, et me ei hakka kogudust rajama ilma Jumala otsese kutseta. Kui 3 kuud hakkas täis saama, siis mitte midagi, vaikus. Ma olin mõelnud ja unistanud koguduse rajamisest juba tegelikult päris mitu aastat varem. Ja kui sellest Mardi ja Toomasega juttu tuli, siis ma väga ootasin ja lootsin, et Jumal räägib nende vastu. Ja seda ei juhtunud. Aga ma tundsin, et mina ise pean siiski midagi tegema ja ma tulin ära oma eelmisest kogudusest, võtsin sealt viimase palga ja lihtsalt vaatasin, mis saab. Paar aastat enne Moko rajamist olin enda DNA grupiga koos palvetamas enda kogudusliku kuuluvuse pärast ja pärast palvet ütles mu sõbranna mulle, et Katriin, ära imesta, et sa ei sobitu, sest see koht, kuhu sa sobitud, seda ei ole veel olemas. Kuna selleks hetkeks me Jumalalt otsest kutset ei saanud, otsustasime me hakata korraldama enda olemasoleva koguduse sees regulaarseid evangeelseid üritusi. Ühel õhtul kodus olles ma sain Jumalalt kõnetuse, et nüüd on see hetk, kus tuleb minna. Koheselt ma laskusin põlvile ja palusin Jumalalt, et kui sa oled sina, kes mind on kõnetanud, siis kinnita seda kirjakohaga oma sõna kaudu. Ma võtsin lahti piibli ja ma sain sealt 2 otseselt mind kõnetavat kirjakohta selles kontekstis. Ütlesin oma naisele ja siis ma sõitsin Toomase juurde. Ja kui ma talle helistasin, siis ta oleks otse kui teadnud, mis juhtunud on. Järgmise aasta jooksul hakkasime meeskonda komplekteerima ja meiega liitus veel üks juht Kaarel Väljamäe ja 2016. aastal 17-liikmelise meeskonnaga me rajasime uue koguduse. Oleme näinud väga ägedaid sündmusi, väga ägedaid asju juhtumas. Aga kõige põnevam minu jaoks on olnud see, et me oleme näinud uusi inimesi usule tulemas. Täna ma olen Mauri ja ma liitusin Mokoga eelmise aastal ja sain ristitud jääugus. Poja ja püha vaimu nimesse. Ja ma usun, et ma jään selle mäletama igaveseks. See on lihtsalt väga erakordne, väga eriline hetk meie elus. Amen. Umbes 1,5 aastat tagasi tekkis must tungiv soov teada saada, kas Jumal on olemas. Tänu Mosaiik-kogudusele sain ma Jumalaga isiklikult kohtuda ja tänaseks on must suur soov ka teistele seda armastust jagada, mida ma Jumalalt saanud olen. Ja selleks, et seda paremini teha, läksin ma teoloogiat õppima.
kui me vaatame tagasi nende aastate peale, siis ma arvan, et on oluline välja tuua, et Jumal tõi meie jaoks koguduse lävepaku palju madalamale. Kui mõelda sellele, meil ei ole oma hoonet, meil ei ole ühegi teise koguduse rahalist toetust ega ka ühtegi palgalist. Aga ometi meil on palju avatud kodusid, kus pühapäeviti koguneda. Ja hea uudis on ka see, et kui me kõik kokku saame, siis pühapäeva hommikuti on rendipinnad suht soodsad. On põnev näha, kuidas Jeesus ise ehitab oma kogudust ja meie saame olla tööriistad tema käes. Me siiralt loodame ja palvetame, et see koguduste paljunemine üle Eesti võiks jätkuda. Ja selleks ka meie soovime julgustada ja välja läkitada uusi kogudusi, et igal Eestimaa inimesel võiks olla kogudus tema lähedal. Kui sina tunned, et Jumal kutsub sind täna rajama või tegema midagi uut, siis ma väga julgustan sind, võta see kutse vastu ja ära muretse. Jumal varustab sind.